räägin Astrid Lindgreni raamatutest ja esimene on Vatramäe Emil. Selle ma lugesin koos ema ja isaga, nad lugesid meile selle nii-öelda iga õhtu lugesime. Siis järgmine on Lärmissepa tänava lapsed. See nimetati sellepärast siukseks, kuna need lapsed tegid seal nii palju lärmi. Alguses see oli Potissepa, aga kuna nad tegid lärmi, siis see nimetati niimoodi ümber. See on Pullervi lapsed, seda ma lugesin. Selle ma lugesin umbes 7-aastaselt viimati. Ma mäletan Bosset, Lasset, siis Kasse. Mis sul lemmikstseen oli seal raamatus? See, kus nad söega tõmbasid selle nuku täis. Nii, edasi. Ja siis järgmine on meisterdetektiiv Plommist. Plompkvist. Plompkvist ja seda me ei olegi lugenud veel. Selle võtsime raamatukogust. Jah. Nii, millest sa tahad pikemalt rääkida? Vatramäe Emilist. Vatramäe Emil on siis 5-aastane poiss, kes räägib Smolanti murrakos ja tal on üks müts, mida ta tahab kogu aeg kaasas kanda endaga. Ja siis öösiti, kui seda mütsi ei ole tema juures, siis ta ütleb, kus mu mütsu? Müts oo. Ja siis tal oli see üks majapidaja, kes läks ühele peole ja siis tema läks kaasa. Nagu Emil läks kaasa. Ja see majapidaja oli teinud talle püssi, nagu mängupüssi puidust. See ei teinud päriselt pauku, aga Emil tegi ikka põmm-põmm ja tihased ei tulnud nende õuele. Ja siis seal oli üks varas seal peol ja siis üks habemega naine lubas Emilil oma habet tasuta vaadata ja siis tuli sinna varas ja siis ta ütles, et anna kõik oma raha siia või ma ripin su habeme peast ära. Ja siis Emil ütles talle, et ta võtaks tema püssi ja siis see naine võttiski ja siis ei nähtud seda varast enam kunagi. Milline tegelane see Emil on? Ta on siukene... armas ja viisakas või milline poiss ta on? Ta on tore ja armas, kui ta parajasti ei vingu või lollust ei tee. Aga muidu ta on küll paha ja osad ütlevad, et ta on päris inglike vahepeal, aga tegelikult nad ei tohiks nii arvata. Kas tal juhtus palju asju nagu? Mis tal juhtus veel? Kas juhtus, et ta meelega tegi? Ta pani oma õe meelega lipuvardasse ja siis ta pandi ühte kuuri kinni, kus ta tegi endale puidust nukke ja siis ta seekord ei teinudki, vaid viskas ühe plangu ühest aknast teiseni, niimoodi ta ronis üle kõrvenõgeste ja siis ta sõi seal kõik vorsti ära. Mida kõik tahtsid süüa, aga pärast siis keegi ei saanudki vorsti. Et Emilil oli õde? Milline pere neil oli? Isa, ema, majapidaja, siis oli Liina ja mingi väike laps oli ka. Ida vist oli. See oli õde või? Jah. Okay. Ja siis tema ta panigi lipuvardasse. Mis sa veel selle raamatu kohta öelda tahad? Soovitan lugeda. Meeldis sulle? Jah. Selge. Aitäh sulle.